Tere, Tatjana! Räägi meile siis, kes sa oled ja kust sa tuled? Mina olen Tatjana Sigatšova Sankt-Peterburgi Eesti Kultuuriseltsist. Kus koha peal te kogunete seal? Meie koguneme Jaani kirikus Sankt-Peterburgis. Palju teid seal käib koos? No aktiivseid inimesi on umbes 40. Ja mida te siis koos teete, kui te kokku saate? Kui me kokku saame, meil on igasugused üritused. Me teeme käsitööd, meil on tantsurühm, meil inimesed laulavad, toovad oma lapsi, lastega meil on pühapäevakool, kus me õpime eesti keelt ja teeme käsitööd. Ja meil on eesti keele kursused, kus täiskasvanud õpivad eesti keelt. Ma olen kuulnud, et te teete ka lastele eesti keele kursusi. No ja ma ütlesin praegu, et teeme ja lapsed õpivad meil eesti keelt. Ma olen kuulnud, et te teete ka eesti käsitööd lastega, et ma olen näinud Sipsikust nukusid, sa oled mulle pilte saatnud. Jah, meie lapsed kõik lugesid läbi Sipsikud, mida kirjutas Eno Raud ja illustreeris Edgar Valter. Ja no mina mõtlesin välja selle, kuidas teha Sipsikut, et saaks ruttu valmis ja ta oleks kena ja ilus. Ja lapsed tegid järgi ja lastele väga meeldis, nad mängisid ja pärast me näitasime lastele, konsulaat kinkis meile filmi, Sipsiku filmi ja Jaani kirikus me demonstreerisime seda ja kutsusime teisi lapsi ka, kes olid meie konkurssidel Osa võtnud. Just. Ja siis on hästi tuntud seltskond Peterburis on rahvatantsijad Nevo. Ja ma võin ütelda, et Nevo rühm on parem rühm rahvatantsudest, mis meil on. Ta on Peterburis üks paremaid, tahad öelda? Ja, sellepärast, et Nevot kutsutakse peaaegu kõigide üritustele, mis tulevad rahvustest. Meil ju on rahvuslik linn ja palju rahvast elab, igasugust rahvast. Ja üritusi ka on palju ja Nevo väga tihti esineb. Kui ütelda etnograafia muuseumi kohta, siis peaaegu üle kuu nad esinesid eelmine aasta etnograafia muuseumis. Ja meie käsitööring ka oli kutsutud sinna, me andsime õpetubasid, mina rääkisin Setupitsist, mul oli õpetuba Vormsinukust. Mina võtsin osa, meil oli nukufestival ja siis mina tegin Kihnu nukud, kes sai, võitis seal festivalil. Räägi mulle, milliseid pühi te nagu koos tähistate, mis on olulised tähtpäevad teie jaoks? No ütleme nüüd sügisest, sellepärast, et praegu on sügis. Just need päevad, mis ma olen siin. Meil oli sõit Levašovskaja kalmistule, kus on surnud meie sugulased, keda hävitati repressiooni ajal. Siis hakkame juba valmistama jõuludeks. Tulevad käsitöötoad ja lastele, et me hakkame kaunistama oma kirikud ja tegema suveniiri oma sugulastele ja sõbradele. Kas te laulate koos jõululaulusid ka? Ja muidugi me laulame jõululaulusi ja meil on inimesed, kes oskavad neid muusikaid mängida, et meile oleks parem laulda. Ja
siis me paneme kõik oma rahvariided selga, kui meil on jõulud näituses. Aga meil igaühel on oma rahvariided, sellepärast et inimesed tulid erinevatest kandidest Eestist. Ja igaüks paneb oma suguvõsa rahvariided, kust kohalt nad tulid Peterburgi elama või Venemaale. Ja see on muidugi väga huvitav, sellepärast et me võime lastele näidata, kui palju erinevaid rahvariideid on Eestis ja kui rikas on Eestimaa oma rahva traditsioonides. Teil on vist laua peal jõulutoidud ka Eesti köögist, et verivorst ja Ja mulgikapsad seda me väga armastame ja kui keegi käib Eestis, kellel on võimalik, kellel on passid, nad alati toovad midagi Eestis sööki või Eesti traditsioonis sööki ja siis meie kohtume ja jällegi meeletame seda aega, kui meie saime Eestis käia ja seda sööki süüa oma sõbradega ja sugulastega ja laulda. No päris mõnus on olla. Mis pühi te veel koos tähistate? No pärast seda tuleb Eesti Vabariigi päev, seda me alati pühitseme. Siis kevadepühad. Ja siis varsti tuleb juba suvi jaanipäev. Jaanipäev meie pühitseme koos soomlastega ja soome-ugri rahvaga. Need pühad meil on erinevatel kohadel. Leningradski oblasti piiril. Et kuidas te ennast tunnete Peterburis, et teie jaoks on vist väga tähtis just see, et te saate omavahel kokku? Ja see on meile väga tähtis, sellepärast ainult koos me saame rääkida eesti keelt ja õppida eesti keelt, sellepärast et uued sõnad tulevad juurde ja üks käib tihti Eestist, teine ei saa tihti käia ja iga üks ühelt õpime. Ja muidugi tahaks, et eestlased ka tuleks meile. Enne koroonat me saime tihti koos olla, sellepärast et meil olid Tallinna päevad etnograafia muuseumis ja Eesti käsitööliit oli meil külas ja õpetas meile mis nad oskasid teha. See meile väga meeldis ja meie ka valmistasime nende päevadeks ja võtsime neid vastu, oli väga tore olla. Ma kuulsin, et Peterburis tähistati Pärdi juubelit mitmel pool. No Pärt on väga kuulsav muusik ja iga aasta tema muusik heliseb meie linnas suurtes saalides. Et see on vist väga suur tunnustus Eesti kultuurile. Pärt on populaarne sellepärast, et ta õppis Peterburgis ja väga hea, et noored inimesed, noored muusikad mängivad tema muusikat. Minu tütar on viiulisaatja ja tema mees mängib cello orkestris ja nendele noortele väga meeldib Pärdi muusika. Mis sa tahaksid öelda veel lõpetuseks eestlastele, kes üle maailma elavad laiali või ka nendele eestlastele, kes Eestimaal elavad? No nende eestlastest ma tean suvekooli järgi, sellepärast, et meil on niisugune võimalik suvekoolis kohtuda. Meie tahaks muidugi Eestiga koos hoida ennast,
sellepärast, et meil on üks kultuur, me laiendame seda kultuuri meil Peterburgis ja meie Peterburgi rahvas teab Eesti kultuuri ja väga austab. Paljud mitte-eestlased inimesed tahavad ka Eesti käsitööd õppima, Eesti tantsu tantsima, Eesti laulde kuulatada. Ja meie alati ootame ja oleme rõõmsad, kui teie tulete meile külla ja meie saame näidata, mida me oskame Eesti kultuurist. Ja õpime meie teist ja teie vaatate meie asju.